Reelika palus mind rääkima täna selleks, et milleks on vaja kommenteeritud väljaannet ja mulle tundub, et kuna Rein ütles iga asja peale, et Maarja peab seda kommenteerima, siis on tegelikult juba sisuliselt vastus olemas ja ega mul ei olegi väga pikalt vaja seda selgitada. Aga ma hakkan siiski ka natukene kuskilt kaugemalt peale ja mõtlesin, et ma selle pealkirja panin muidugi teatud irooniaga, sest et ma mõtlesin, et kui teile näidatakse et lugege nüüd see raamat läbi, siis ma arvan, et see esimene reaktsioon on, et issand, see võtab ju 100 aastat aega. Et see on väga pikk lugemine. Aga muidugi teisest küljest viitab see tõesti sellele sajandile, mis tõde ja õigust on loetud. Ja et seda asja kuidagi nagu teha teile võib-olla arusaadavamaks või inimlikumaks. Ma mõtlesin, et ma küsin, võib-olla retooriliselt ei pea tingimata mulle vastama, et te mõtleksite selle peale, mis muusikat te praegu kuulate. Ja kas te kujutate ette, et seda sama muusikat või laulu kuulatakse kas 100 aasta pärast? Ja kas te mäletate, mis olid teie lemmiklaulud näiteks mingi 3 aastat tagasi? See iseloomustab minu meelest nagu väga hästi seda, kuidas kultuur toimib. Kultuuris on kogu aeg hästi palju käimas. Seal on väga palju mõtteid, seal on väga palju tekste, seal on väga palju etendusi, filme, muusikat, mõtteid, suhteid. Aga suur osa nendest ju kaob. Me ei mäleta tegelikult seda, mida me tegime 5 aastat tagasi. Me üldjuhul ei mäleta ka seda, mida me mõtlesime 5 aastat tagasi. Ja elu jooksul on ka inimesi, kes elust kaovad, kellega kunagi olite väga head sõbrad, aga siis enam ei mäletagi lõpuks, et kes nad sellised olid. Kõik muutub ja selles muutumises on lihtsalt mõned asjad, mis püsivad. Ja nüüd on alati see suur küsimus igasugusegi kultuuri puhul, mis jääb püsima ja kuidas ta jääb püsima. Ja kui me räägime ühest romaanist, mis ilmus 100 aastat tagasi, oktoobris, tegelikult ta veel ei ole ilmunud. Tammsaare alles praegu loeb korrektuuri tõenäoliselt. Võib-olla hetkel ta seda veel ei tee, sellepärast et ta üldiselt tegi seda suvel. Nii või teisiti. Tõde ja õigust ei ole praegu veel. Jaanuaris 1926 keegi ei tea, et selline raamat on olemas peale Tammsaare enda ja võib-olla mõne tema väga lähedase sõbra. Aga kui see raamat ilmus, siis selle raamatu ilmumise järel tõesti Tammsaare küsis oma abikaasalt Keetelt, et mis sa arvad, kas ma saan kuulsaks näidendiga Juudit oma esimese romaaniga, mis ilmus paar aastat varem, 1922, mida te võib-olla ka olete lugenud, Kõrboja peremees, või Tõe ja õigusega. Ma ei tea, mida Keete vastas, seda ei ole üles kirjutatud. Üldiselt Keete oli päris tark ja intuitiivne naine, võib-olla ta ütles talle kohe, et muidugi Tõe ja õigusega. Aga siin tuleb jällegi nagu selline seesama laulukihistus, et see, kui võib-olla inimesed kohe tulid selle raamatu juurde, leidsid selle ühes, hakkasid seda lugema, hakkasid käima Tammsaare kodutalus, Põhja-Tammsaare talus, mida siis pidas nii-öelda tema vend August, kes absoluutselt ei olnud õnnelik, kui mingisugusedki suvalised tüübid äkitselt tema maadel ringi jõlkusid ja küsisid, kus just ennast üles poos, et ta nagu ei olnud huvitatud sellistest külalistest, aga inimesed muidugi tahtsid hirmsasti nagu selle Vargamäe üles leida. Ja see oli esimene eeldus muidugi sellele, et sellest raamatust võiks rääkida ka 100 aastat hiljem. Nii nagu igasugusegi muu kultuurinähtus eeldus on see, et palju inimesi leiab selle ja paljud inimesed satuvad sellest vaimustusse. Kindlasti aitab kaasa ka see, kui autor on elus. Näiteks klassikute puhul praegu ongi väga suur probleem selles, et üldiselt igasugunegi uudisloome, ütleme siis ajakirjanduslik uudise mõistes, eeldab seda, et on inimene, kes seda kehastab. Ja ma arvan, et teilegi on võib-olla elamus see, kui tuleb teile rääkima mingi konkreetse teose autor, mõne filmi autor, mõne muusika looja, sest et teil on selline vahetu kokkupuude siis selle loomingu loojaga.
mina võin siin Tammsaarest rääkida, kas või pea peal seistes, ma ei ole Tammsaare. Tammsaare muidugi ei oleks iialgi tulnud lugejatega kohtuma, selles mõttes te poleks temaga niikuinii kohtunud, aga selles mõttes ma arvan, et oleks siiski suurem elamus kohtuda Tammsaarega. Kui inimene elab, siis ta saab ise oma loomingu eest seista. Mõni teeb seda osavamalt, mõni teeb seda vähem osavalt, aga igal juhul see kindlasti mõjutab selle loomingulise teose käekäiku. Nüüd inimesed surevad ära, siis juhtub selline asi, et vahel nende enda isiksus on mõjutanud nende sõpru väga. Sõbrad panevad kokku mälestuskogumiku, loovad mõne seltsi, teevad midagi. Aga siis surevad sõbrad ka ära. Ja siis on küsimus, et mis saab edasi. Ja tegelikult on igasugusegi kultuurikaanoni küsimus, et mis siis saab edasi, kui selle konkreetse kunsti teosega, olgu ta siis kirjandus, film või midagi muud, hakkavad tegelema inimesed, kellel puudub selle teksti ja selle teksti, või räägime meie tekstist siin praegu, selle teksti looja ka isiklik kokkupuude. Kas nad leiavad selle üles? Ja see on tõesti küsimus, millele ei saa vastata need inimesed, kes elavad selle teksti ja selle autoriga samal ajal. Tähendab, meie ei saa mitte ühegi laulu, mitte ühegi kirjandusliku teose, mitte ühegi filmi ega lavastuse kohta öelda, et see jääb Eesti kultuuri püsima. Meile endale võib nii tunduda, me võime sellesse siiralt uskuda, aga me ei tea seda, sest tegelikult see selgub vähemalt 3 põlvkonda hiljem. Et miinimum tegelikult 3 põlvkonda on see, et kui nüüd need elavad, selle tekstiga koos elavad, seda autorit tundvad, nii-öelda tema kaasaegsed on lahkunud, siis tuleb see järgmine põlvkond, kelle jaoks on see veel eelmine põlvkond, kellel on see väga lähedane kõik, kes ka nagu kuidagi kas või inertsist viivad seda kaasa, aga alles 3. põlvkond on see, kes võtab selle puhtalt lehelt. Ja kes ütleb, et ma ei tea mitte midagi sellest kõigest sünniajast, aga see väga puudutab mind. Ja kui selliseid põlvkondi tuleb 4 ja tuleb 5, siis on tegelikult see asi kultuuri kinnistunud. Meie kultuur ei ole nii pikk, et me saaksime rääkida sellistest mõõtkavadest, nagu siin, ütleme, kõige kergem ja lihtsam näide tõenäoliselt on Shakespeare oma Hamletiga, kes on väga pikki aastasadu juba vastu pidanud. Aga ma arvan, et Tõde ja õigus on üks nendest tekstidest, mis on praeguseks tõestanud, et ta on ajas vastu pidanud ja et meie kultuur tegelikult, ta tõesti toetub ühe sambana konkreetselt sellele romaanile. Ja muidugi neid põhjuseid, miks Tõde ja õigus on nii oluline, Rein siin tõi juba õige mitu välja ja kindlasti üks nendest on ka selline hästi inimlik ja lihtne. Eesti kirjandus ju eelmise sajandi alguses, 20. sajandi alguses oli veel hästi palju tõlkekirjandus. Et kõik, kes me vaatame filme, kes me loeme raamatuid, me teame, tänapäeval on nii hästi arenenud igasugusedki neuroteadused, et inimese ajusid on nii palju juba mõõdetud sellel, kui nad loevad. Et me teame, et lugemise ajal, tegelasele kaasa elamise ajal aktiveeruvad ajus täpselt samad piirkonnad kui siis, kui sa mõtled ise endale. Põhimõtteliselt lugedes sa ei tee vahet ise endal ja sellel tegelasel, kellele sa kaasa elad, ja aju seisukohalt ei ole vahet, kas sa kujutad seda ette, mis toimub, või see juhtuks nagu sinuga päriselt. Et aju võtabki seda täpselt nii, et see juhtubki nagu sinu endaga ja eks sellepärast me nutame, kui me loeme ja sellepärast õudusfilmi vaadates meil tekivad, tulevad külmavärinad ja kõik nii edasi, sest et päriselt me tunnemegi, nagu see kõik juhtuks meie endiga. Ja kuni sisuliselt ikkagi Tõe ja õiguseni või ütleme, mõnes mõttes võib selle laiendada kogu selle eelmise sajandi alguseni, aga ikkagi just eriti Tõe ja õigusega, kuni selle ajani pidid eestlased, ütleme siis samastuma või enda olemasolu mõtestama või laiendama või sellele olemasolule nii-öelda kaasa elama tõlkekirjanduse kaudu. Et sa pidid ikkagi elama, kui sa kellelegi kaasa elasid, siis ta
elas selles teises kultuuris, et oli ta siis sakslane või oli ta siis mõni norralane, sest näiteks Knut Hamsuni looming oli ju erakordselt oluline, oli ta venelane, ta ei olnud eestlane. Meil ei olnud tegelikult oma Eesti lugu. No ja küll Kalevipoeg võib olla, aga Kalevipoeg on siiski, ta on eepos, ta on müüt, ta on mingi teise tasandi tekst, kuigi ka Kalevipoele võib kaasa elada. Aga selline talupoeg, selline Andres, kes ühtäkki tuleb täpselt sellest kohast, kus tema lugejad. Aga ta ei ole tühine tegelane, vaid ta on mõnes mõttes kõige tähtsam tegelane maailmas üldse, sest et temaga koos sünnib see maailm ja temast saab kogu maailm kokku. Et see tõe ja õiguse eripära on see, mis siin ka kommentaarides välja tuli, on see, kogu Tammsaare loomingu eripära on see, et ta tõesti suudab hõlmata kogu maailma. Seal on nii meeletult palju detaile, ta kas või mõne väikese asjaga ta jälle võtab selle enda sisse ära, ta suudab, ta on loonud oma kosmose ja see on ühest küljest ja täiesti universaalne, üldinimlik, aga teisest küljest on see väga konkreetne Eesti kosmos. Ja sellist Eesti kosmost meil ennem ei olnud. Ja kui talupoeg võttis selle raamatu kätte ja ta sai aru, kes see Andres selline on, ta sai väga hästi aru, mis värk tal selle pearuga on ja ta mõistis neid probleeme, nii et mõnes mõttes võis seda romaani, ma arvan, et üks põhjus, miks see romaan väga populaarseks sai, oligi see, et ta kirjeldas nende inimeste enda elu. Me tahame kogu aeg teada saada iseenda elu kohta. Kõik, mis meid huvitab, on inimest huvitab põhiliselt tema ise. Et kõik, mida loetakse, kõik, millele kaasa elatakse, sulle meeldib ju see, mis on sulle sarnane, sulle ei meeldi see, mis sind ei huvita. Ühesõnaga, inimesed tundsid ennast ära, nad lugesid nagu enda kohta, nad suutsid samastuda, nad elasid kaasa ja see oli tegelikult esimene põhjus, miks see romaan leidis endale lugejad. Aga teine põhjus oligi see, et see romaan tõstis eestlast. Et see eestlane ei olnud enam see mõisa talli taga peksa saav pool loom, nagu teda tõepoolest näiteks on kirjeldanud Vilde ja mis paraku lihtsalt on ka ajalooliselt tõepärane, et ta oli täisväärtuslik, täpselt sama väärtuslik inimene kui kõik need tõlkekirjanduse tegelased. Et eestlane ei olnud enam teisejärguline. Eestlane astus, ütleme siis, kultuurrahvaste areenile kui võrdväärne. Nii et see on see, miks see romaan tegelikult muutis Eesti kultuuri ja Eesti kirjandust. Et ta tõepoolest tõstis selle mingile täiesti teisele tasemele ja Tammsaare sai sellest ise väga hästi aru, sellepärast, et tõepoolest ta tõlkis Kuritööd ja karistust, Dostojevski teisi teoseid, tõlkis ka teiste kirjanike teoseid, ta luges väga palju, ta luges 6 erinevas keeles, ja ta oli maailmakirjandusega väga hästi kursis ja ta luges neid teoseid, mille kohta öeldi, et need on maailmakirjanduse tipp ja ta ütles, aga mina võin ka niimoodi. Ja nii mõnegi autori kohta ütles ta, et jaa, nooruspõlvesse mulle meeldis, aga ma olen temast välja kasvanud. Ehk siis ta leidis, et ta on parem kui nii mõnigi maailmakirjandus tuntud autor, näiteks Knut Hamsuni kohta ütles ta seda, aga ütles ka mõne teise kohta. Nii et ta sai väga hästi aru, et meie väike kultuur on täiesti võimeline tootma täpselt sama häid asju, et meie väike kultuur on võimeline olema samaväärne ja et meie väikeses kultuuris on täpselt samamoodi olemas kogu maailm, nii nagu ta on olemas mõnes teises kultuuris, mille poole me võib-olla imetlusega oleme vaadanud. Nüüd üks asi, mis tõepoolest siis teeb sellest kirjandusteosest, aga see eeldus, mis teeb kirjandusteoses ajas vastupidava, on see, et tal oleks lugejad. Teine on muidugi see, et ainult lugemisest ei piisa, sellepärast, et inimesed muutuvad, ajad muutuvad, keskkonnad muutuvad ja iga uus põlvkond ju mõnes mõttes loob maailma uuesti. Kõik sünnivad esimest korda, kõik arvavad, et see, mida enne tehti, on mingi jama, me teeme nüüd ise ja õigesti. Ja see on muide see, miks Andrese tegelaskuju võiks kõigile väga korda minna. Ja see on tegelikult ka see optimism, millele siit otsiti vastust, kuni võtaks poole romaanini on Andres ju täitsa lõbus vend.
maadleb seal poistega ja viskab nalja ja see rõõm ja õnn, millega ta läheb Vargamäe maade kallale. Ta on õnnelik kõikide kivide üle, mida ta koristab sealt põllult ära, kõikide aedade üle, mida ta rajab, kõikide viljasalve tõstetud oma viljakottide üle. See on loometöö, mida ta teeb. Ta on sellele õnnelik ja see on täpselt see, millega kõik inimesed lähevad maailma. Teie kõik lähete selle oma unistusega maailma, te hakkate kõik oma Vargamäed looma. Ja lihtsalt nüüd on küsimus, kuidas kellelgi oma Vargamäega läheb. Ja võib-olla see küsimus, mis esitada siin Andresele, et kui me nüüd korraks läheme filosoofiliseks, siis üks autor, kes Tammsaarel väga meeldis, ma arvan, et teda praegu koolides ei õpetata, väga palju ei loeta, aga võib-olla siiski, sest et aeg-ajalt ilmub ju ka, tehakse lavastusi, oli Maeterlinck. Ja sellel Maeterlinckil on üks väga oluline teos, mis kannab pealkirja Tarkus ja saatus. Ja seal ta avaldab mõtet, ja selle mõtte te võiksite siit endale täna kaasa võtta, et saatus on läbipaistev, maitsetu vedelik. Ja saatus saab selleks, milleks ta saab, siis kui ta valatakse anumasse, kes on see inimene. Ja inimene ise tegelikult otsustab, kuidas ta reageerib sellele, mida elu on talle andnud. Kui elu on sulle andnud halba, sa saad kibestuda või sa saad sellest üle saada. Variantsioon on veel palju, las see oli ikka 2 äärmust, eks ole. Andres kibestub. Andres, see saatus, mis talle temasse kui anumasse valatakse, muutub kibedaks. Selle romaani lõpus on võrdlus piiritusega, et see muutub kibedaks ja kangeks, see muutub talumatuks. Andres oleks kindlasti võinud selle lahendada teisiti, ka Mari oleks võinud Jussi surma lahendada teisiti, et osa Andrese kibestumise põhjus on loomulikult see, et ta korduvalt ütleb Marile, et las see Just nüüd jääda, et me oleme oma kannatused kandnud, lapsed on surnud, las ta nüüd jääda sinna minevikku, me ei saa lõputult niimoodi elada, aga Mari ei suuda lahti lasta ja see omakorda toob Andresesse nagu sellise suure kibestumise. Nii et see küsimus tegelikult ongi see, et kuidas me oma saatusega talitame. Ja siin romaanis on üks vastus. Muidugi, kui te loete Tõde ja õigust edasi, seal tuleb ju veel 4 osa, eks ole, peategelaseks saab seal tegelikult Indrek Paas, kellega mängitakse hästi palju läbi seda uuesti kogu aeg seda saatuse valamist. Et uuesti, kuidas inimene reageerib erinevates olukordades. Ja ma isegi ütleksin, et kuna Reinu teoses oli või ettekandes oli palju juttu piiblist, siis Tammsaare kahtlemata oli autor, kuna ta ei olnud ise süvausklik, aga ta tundis väga hästi piiblit, väga hästi piiblilugusid. Minu meelest oli ta oma olemuselt selles mõttes religioosne inimene, et ta otsis kogu elu mõtet ja ta rääkis väga palju oma loomingu kaudu Jumalaga. Ja ma ütleksin, et ka siin Tões ja õiguses kõikides 5 osas, aga ka oma viimases romaanis Põrgupõhja uus vanapagan, ju Tammsaare minu meelest ta võtab süsteemselt teatud piibli õpetusi ja paneb inimesed nagu päriselt seda läbi elama ja vaatab, et ilus jutt, aga kuidas tegelikult on. Kas see päris elus üldse on võimalik? Ja tegelikult põhiline vastus on kogu aeg, et ei ole võimalik. Inimene eksib kogu aeg. Et muidugi meil peab olema see ideaal, ja seda ta kirjutab oma 30. aastate publitsistikas väga palju, et inimene ei saa elada ilma usutat, kui sa võtad talt ühe usu ära, võtab ta kohe teise asemele ja ta usub ükskõik mida, peas et midagi uskuda. Nii et inimene ta vajab millessegi uskumist. Aga tema viimane romaan Põrgupõhja uus vanapagan küsib ikkagi seda, et mis loeb lõpuks rohkem, et kas see, et sa usud kaljukindlalt või see, et sa elad oma tõdede kohaselt. Ja vastus on see, et keegi ei ole tegelikult võimeline elama oma tõdede kohaselt, nii et põhilootus jääb ikkagi sellele uskumisele. Kohe varsti saab mu ettekande aeg juba läbi, aga ma pole kommentaarideni veel jõudnud. Sellepärast ma soovitan teile, eile sain trükikoest siis kätte, see, mille pärast mind see ettekannet kutsuma, esitama kutsuti.
Miks ühesõnaga, mis on nagu see teine põhjus, kuidas tekst jääb ajas püsima, ongi see, et iga põlvkond loeb teda uuesti. Ja mina otsustasin, et Tõde ja õigust on nüüdseks loetud 100 aastat. Erinevad põlvkonnad on sealt väga palju erinevat leidnud. Praegused põlvkonnad ei saa enam paljudest asjadest aru, mida siin kirjutatakse, olgu sõnavara poolest või mingite mõistete poolest. Ja et oleks aeg panna need lugemised kokku kommentaaridena, et te saaksite teada, millal tõesti Tammsaare viitab piiblile, millal ta viitab mõnele meie rahvauskumusele, millal ta viitab mõnele oma teisele teosele, millal ta viitab oma lapsepõlvele, kodutalule, millal ta viitab mõnele ajaloolisele sündmusele, mis Eestis oli, ja see kõik on siin tekstis olemas. Selles konkreetses raamatus on 4 kommenteerijat, religiooniloolane Jaan Lahe, kes luges siis piibliteadlasena teksti läbi ja viitas siis, tegi kommentaarid nende asjade kohta, kus on siis viited piiblile või kirikule. Folklorist Marju Kõivupuu, kes oskas siis tõesti kommenteerida igasuguseidki rahvauskumusi, ka seda, et kui mõne linnu või taime kohta öeldi teisiti, et kuidas meie sellest praegu tekstist aru saades peaksime teadma, et millisest linnust või taimest on jutt. Ajaloolane Ülle Targiainen, kes tõesti ütles, et mis haigusesse siis need lapsed ikkagi surid ja mismoodi nägi välja toonane kohtusüsteem ja kõike muud sellist. Ja ma ise kommenteerisin siis seda nii-öelda Tammsaare tasandit, vihjeid siis tõesti kas teistele teostele, mingitele tõlgendustele ja loomulikult sellele, millised olid kõik need prototüübid ja protopaigad, mis on eriti olulised läbi ajaloo olnud just selle Tõe ja õiguse esimese osaga seoses. Ja siin on 624 kommentaari. Ja ma ütleks, et me hoidsime ennast natuke siiski ka tagasi. Et kommentaare oleks võinud panna veel, aga ma üldiselt arvan, et Tõde ja õigust ikkagi loetakse edasi ja siis ühel hetkel on põhjust anda välja uus täiendatud trükk. Et siis me võib-olla lähme 700-ni välja vaatame. Kui te seda raamatut hakkate lugema, siis ma üldiselt ei soovita teil lugeda romaani. Ärge plaanige niimoodi, et te loete romaani. Võtke kohe plaaniks, et te loete kommentaare, sest et romaani tuleb tegelikult ikka lugeda tervikuna, et võtate kätte ja loete peatüki kaupa ja lugu jookseb, et kui te nagu loete ja siis vaatate seda kommentaarit, see kõik läheb lõpuks täitsa sassi. Aga ma usun, et õpetajatele on kindlasti sellest palju abi ja ma arvan, et on ka teile, kes te kogu aeg mõtlete, et kas te üldse loete selle läbi või vaatate filmi või loete seda mingit kokkuvõtet või lasete AI-l kirjutada. Ma olen ikkagi alati öelnud seda, et Tammsaare oli lihtsalt ennekõike hea kirjanik, ta oli lihtsalt hiilgav kirjanik. Ma olen lugenud seda Tõde ja õigust rohkem kui 3 korda. Ma arvan, et võib-olla ikka 10 tuleb ikka ära, ma arvan. Ja ma iga kord jään lugema. Ja ükskõik, millise Tammsaare raamatu ma kätte võtan, ma jään iga kord lugema. Ja kui ma loen Elu ja armastust, ma nutan iga kord, kuigi ma tean täpselt, kuidas see kõik läheb. Ja kui ma loen Ma armastasin sakslast ja loen Eerika kirja, ka nutan. Ja Ramilda kirju lugedes ka nutan. Nii et selles mõttes on tõsi, et see Tammsaare kipub pisara silma tooma. Aga mida te siis nagu tahate? Et kas te tahate, et elu oleks kogu aeg hästi mõttetu, nii et siin miski ei puuduta? Et ikka nagu asjad, mis sulle korda lähevad, on ju see, mis pärast sa lõpuks tunned, et sa üldse elasid. Ja kui sa suudad lugeda mingit teksti, mis sulle niimoodi läheb korda, et sa elad tegelastele kaasa, et sa suudad mingisuguseid asju kas või võrdluse kaudu mõtestada oma eluski, sest et igasugunegi ajas vastupidav teos tegelikult ju mängib arhetüüpidele ja arhetüüpsed situatsioonid on kõikide elus olemas, sellepärast nad ongi arhetüüpsed, siis see on juba sinu enda ellu juba midagi nii olulist andnud. Nii et 100 aastat lugemist, et tulgu 100 veel ja teie ka kindlasti lugege. Isegi kui te kõigest praegu aru ei saa, siis saate aru, et tuleb hiljem veel lugeda. Aitäh kuulamast! Aitäh, Maarja! Mulle tuli kõigepealt meelde Materlengi kõrvale
üsna minu jaoks sarnase kirjaniku Gibrani, Khalil Gibrani mõte, et kurbus nagu vesi kivisse uuristab meisse sügavusi, kuhu mahub rohkem õnne. Ja mulle tundub, et 5. osa lõpus, kui Indrek Vargamäelt alla läheb, et siis võib-olla tema sisse see kurbusjäng on uuristanud selle õnne sügavuse ka. Jaa, aga eeldusel, et tõesti te kohe ilmselt seda 5. osa läbi ei loe, siis ma ütleks, et minu arust Tammsaare on oma selle 5. osa ju täiesti hiilgavalt kokku põiminud. Sa lugesid ette selle Tõe ja õiguse 1. osa alguseks, ole. 2 inimest, mees ja naine, lähevad mäest üles, nad lähevad oma kodulooma ja 5. osa lõpus lähevad siis 2 inimest, mees ja naine, Indrek ja Tiina, sealt samast mäest alla. Nad lähevad ka oma elulooma, aga nad lahkuvad Vargamäelt, nad lähevad seda elulooma mujale, aga mis minu meelest on oluline just Vargamäe seisukohalt ja mis on oluline just selle ilusa elu seisukohalt või selle optimismi seisukohalt, et midagi hakkab minema paremini, on ju see, et Vargamäe talu jääb pidama Krõõda ja Andrese tütar Maret, kes annab Tiinale kaasa viimase Krõõda kootud rätiku. Ehk siis tegelikult jääb Vargamäele valitsema Krõõda veri, mis toob kaasa ilmselt harmoonia. Meil on hetk enne lõunat aega. Pakun välja saalile võimaluse küsida 1 või 2 lühikest küsimust. No kuulge, neid võimalusi ei tule iga päev. Ma kinnitan, ei ole nii ilusaid jaanuaripäevi iga päev ja ei ole Maarja Vainot iga päev. Maarja, ma küsin ise. Aitäh. Ma arvan, et sult on seda palju küsitud. Seesama Eesti kosmos või Eesti ilmaruum, mille Tammsaare Tõe ja õigusega kirjutab. Kui palju on see, kuidas pärast Tõe ja õiguse ilmumist me oleme seda ilmaruumi elanud, kui palju me oleme sealt õppust võtnud, kui palju me oleme võtnud Tammsaare justkui koodeksiks või koodiks, mille järgi seda eestlust ja meie oma ilmaruumi edasi ehitada ja defineerida? No teda on tõesti aja jooksul ju nii palju, Tõde ja õigus on vist üks kõige lavastatumaid teoseid Eesti teatrites ja see on ka üks põhjus muide, miks ta on ajas ka nii hästi vastu pidanud. Et ma arvan, et vähemalt iga uus põlvkond lavastajaid ütleb, et ühe Tammsaare ma vähemalt ära teen. Et see on, ta on nii ahvatlev, sest seal on nii palju seal sees, eks ju, ja seal on tõesti ka need karakterid ja need situatsioonid. Ega inimene ei õpi kelleltki teiselt ja seda tõestab kogu aeg terve ajalugu, et me võime üritada, aga siis me oleme ise esimest korda mingis olukorras ja meil absoluutselt tule ükski hea mõte pähe, kuidas keegi teine on selle asja hästi lahendanud. Me oskame seda ikka lahendada nii, nagu me ise oskame. Ja see on ka tegelikult see, mida Tammsaare on öelnud üleüldiselt kirjanduse kohta ja mis kehtib ka tema enda loomingu kohta, et ajad muutuvad, keskkonnad muutuvad, aga inimloomus ei muutu ja teosed, mis suudavad selle inimloomusest midagi väga põhilist välja filtreerida ja siis nagu panna sinna oma teksti, et need ongi ajas kõige vastupidavamad, sest selle inimloomusega me suudame kõige paremini samastuda. Ja ma kardan, et me ikkagi kogu aeg kraakleme samamoodi edasi nagu Andres ja Pjaru. Aitäh, Maarja! Ja ma väga soovitan kõigile saalisviibijatele võtta ette mõni Eesti teatris tehtud Tammsaare dramatiseering, olgu see Panso oma või Nüganeni oma näiteks või Rohumaa oma, Jaanus Rohumaa, Elmo Nüganen, Voldemar Panso on siis eesnimed, ja lugeda seda, et mis on sealt välja jäetud, mis on sinna sisse jäetud, sest just näitlejale on tegelikult Tammsaare. Miks teda on hea mängida? Sellepärast, et Tammsaare on kirjutanud ära ka selle, mille näitleja klassikalises näidendis peab ise välja mõtlema. Tammsaare on selle kirja pannud, see tähendab näitleja saab rõõmuga mängida.